üks praktiline muutus on kindlasti see, et lepinguid on võimalik sõlmida väga kiiresti, väga paljude isikutega ja on võimalik leida lepingupartnereid üle maailma. Et seda seni sellisel kujul ei olnud võimalik teha. Et seni see, et ma ostan endale jalgpalli jalanõud, tellin nad Austraaliast, Austraalia lepingupartnerilt, seda varem ei olnud, seda võimalust. Ja see on ühelt poolt loomulikult avardanud meie valikut. Teiselt poolt on see tõstatanud praegu nii õiguskirjanduses kui ka Euroopa poliitilisel tasandil küsimuse sellest, et kas sellised suured platvormid nagu Amazon või Airbnb, mis ju tegelikult ise tooteid või teenuseid ei müü, vaid nad vahendavad neid, nad on tõstatanud küsimuse, et kas need vahendajad peaksid ka täiendavalt kuidagi vastutama. Vanasti tavaelus vahendajate puhul meil sellisel tasandil seda vastutuse teemat ei tõusetunud. Siis on kindlasti üks teema, mis on nüüd just saanud õiguslikud reeglid taha, on digisisu müümine ehk see, kas ja kuivõrd on tarbijad kaitstud näiteks e-raamatute müümisel või mingite digiteenuste osutamisel. Et seni olid sellised tarbijakaitselised normid ja imperatiivsed normid lihtsalt asjade müügile. Aga asi on meil teadupärast kehaline ese ehk et kui me ostame eraisikuna needsamad juura poolt välja antud raamatud paberkandjal, siis on olemas teatud imperatiivsed lepinguõiguslikud normid, millest lepingu kõrvale kalduda ei saa. E-raamatute puhul ei olnud see seni selge, kas see nii on. Ja tänaseks siis on ka need teemad Euroopas läbi vaieldud ja need reeglid hakkavad siis 2 aasta pärast kehtima. Ja võib-olla ongi siin ka üks selline muutus, et see regulatsiooni andmise kese on muutunud või nihkunud rohkem Euroopasse, sest kuna digiteenused, digitaalne lepingute sõlmimine oma loomult on piireülene, siis siit loomulikult tekib kohe kõigil praktiline küsimus, et aga siis oleks ju mõistlik, kui igal pool üle Euroopa Liidu kehtiksid samad reeglid ja see on siis see põhjus, miks nende reegliteni on ka jõutud, praktiline vajadus, mida vanasti ei olnud.